ja see tegelikult puudutas mind rohkem, kui ma arvan, et see saatja oleks arvanud, et see võib mind puudutada. Ma siiamaani leinan, siiamaani ma vahepeal nutan, et kohe kindlasti mitte esimesel date'il minna kellegi võõra koju. Ma lähen nii kettasse, selle peale, kui ma mõtlen, et mingisugune mees arvab, et tal on nagu õigus millelegi. Et selles suhtes su keha on olnud väga tubli, et ta on sind juba mitmeid aastaid niimoodi edasi kandnud. Mingi hetk see väsitab sind ikkagi ära, et sa iseenda arvelt oled teiste jaoks olemas. Hei, sa oled kuulamas Kirstorfil podcasti, mina olen Kaisa ja ma alustaks sellest, et ma küsiks, kuidas teil kõigil läheb. Ma tean, et see aasta lõpp on paljudel tööalaselt mega tihe, kiire, stressirohke. Mul endal tegelikult samamoodi, et kuigi ma olen ju enda tööandja justkui, siis tegelikult mind mõjutab ikkagi väga palju kõik see, mis toimub turunduses. Et mu töö on nagu tihedalt turundusega seotud, ehk siis meeletult palju on teha, selline tunne, et nagu hingetõmbehetke ei ole ja ma ei tea, millal see tuleb, aga ma olen ise üritanud nagu kuidagi mingisugust rahu enda sees säilitada, vahepeal tuleb paremini välja, vahepeal halvemini, aga jah, ma loodan, et teil läheb hästi. Aga alustaks positiivsemal noodil, ehk siis ma räägin oma võitudest nagu ikka ja kõigepealt selline pealtnäha väike võit, aga tõi väga palju rõõmu. Nimelt ma siis tegin esimest korda otsast lõpuni ise kaneelirullid pärmitaignast. Et varem ma olen kasutanud neid sügavkülmutatud taignaid, see on olnud lihtne, mõnus, alati kõik välja tulnud, ka väga hea lahendus, eriti kui on aega vähem. Aga ma kuidagi tundsin, et ma nüüd tahaks sammukese võrra edasi minna ja proovida ise pärmitaigent teha. Võtsin naamist retsepti ette ja enamus asjad olid kodus juba olemas, ainult ma ostingi siis poest selle pärmikuubiku ja täitsa hästi tuli välja. Tundus täiesti nii, nagu retseptis oli, et kõik sai õigesti ja maitse oli ka väga hea, terve pere kiitis, et ma ei tea, kas ma tõesti pole mitte kunagi pärmitaigent teinud. Mingid taignaid ma ikkagi olen nagu teinud, aga ma ei mäleta, et selline kerkimine oleks kunagi varem toimunud. Et see oligi see, et tegin selle taigna kõigepealt valmis ja siis ta pidi tund aega seisma. Ja nagu ma ei olnud valmis selleks, et kui ma tunni aja pärast lähen seda kaussi vaatama, mul oli seal siis see rätik peal, et see rätik ongi täiesti nagu kühmuna seal peal. Et ikka väga korralikult kerkis ja tõesti väga maitsvad tulid, ainult mina ei tea, nende kaneelirullidega, kuidas inimesed saavad selle nagu rulli kinni nii-öelda. Mul tihti nad seal ahjus paisuvad niimoodi, et ne nagu paisub natukene nagu sellest rullist lahti. Ma ei tea, kas see on aru saada, mida ma selatan. Igatahes, ma ei tea täpselt, kuidas seda teha. Ja mis oli väga tore, oli see, et terve see retsept oli munavaba, kuna mu pere ei söö siis lihatooteid ega ka muna, siis mulle sobis see väga hästi. Seal oli küll märgitud, et peale määrimiseks võib muna kasutada, aga selle osa ma jätsin lihtsalt ära ja kõik toimis väga hästi. Nii et see oli minu jaoks selline võit. Ja teine asi, ma käisin keha või valmistamise töötoas. Ja ma ütlen ausalt, mul oli selja taga pikk, väga tihe tööpäev ja ma kuidagi nagu, kui see jõudis lähemale see, et ma pean kodust reaalselt välja minema ja sinna kohale jõudma, siis ma tundsin, et issand, ma ei viitsi, et äkki ma lihtsalt jään koju, aga kuna ma olin tegelikult lubanud ikkagi minna ja kohusetundlik ma olen, siis ma ikkagi läksin kohale ja mul oli pärast nii hea meel, et ma käisin. Et esiteks me tegime seal siis kehavõi ja teiseks tegime ka sellise mati liquid lipsticki. Et see oli täiega tore protsess. Mulle meeldib sükene nagu oma kätega mingite asjade kas meisterdamine, tegemine, süke nokitsemine.
et see on täiega minu teema, igasugused töötoad pakuvad mulle huvi, just nagu mingid loovad midagi kunstiga seoses või just nagu need eilsed, et tegelikult väga praktiline ka, sa saad sealt päriselt mingi asja kaasa, mida sa kasutad, kas siis igapäevaselt, aga nagu regulaarselt. Ja ma läksin sinna üksinda, ma ei teadnud, kes seal kohapeal saavad olema ja ma tegelikult tundsin sealt kohapealt ainult ühte inimest, keda ka kohe ei olnud kohal, ehk siis ma läksin uksest sisse, vaatan minu jaoks nagu võõrad näod, aga tegelikult sain väga kiiresti jutule seal ühe naisega, istusime seal kõrvuti, viskasime nalja, et see oli nii selline positiivne kogemus ja ma tean, et meil siin podcasti episoodides on ka olnud juttu sellest, et täiskasvanueas see sõprade leidmine on kohati võib-olla keeruline, ei tule kõigil nii naturaalselt ja seal olles ma mõtlesin, et issand, et see on täpselt see ideaalne situatsioon sõprade leidmiseks. Ja ma käisin siis Senti stuudios, lihtsalt väikene soovitus, see ei ole mitte kuidagi nagu koostöö, aga ma tean, et nad teevadki nagu siukseid töötubasid ka, et sa saad ennast registreerida, nii-öelda ostad endale pileti sinna ja ma täiega soovitaksin seda, et lihtsalt lähedki üksinda kohale ja seal on tore ka see, et ütleme isegi, kui sa mitte kellegagi sealt ei räägi, siis see ei ole awkward, sellepärast, et seal on nagu pidevalt mingit toimetamist, mingit tegutsemist, midagi sa seal segad kokku, paned mingisuguseid koostisosasid kokku, et sul on nagu kogu aeg tegevus ka ja tegelikult sellise tegevuse käigus on nii kerge hakata kellegagi rääkima. Et täpselt nagu mul seal eile ka. Mõõdad seal selle kehavõi tegemisel oli vaja väga täpselt mõõta mingid koostisosad seal kaalu peal ja siis muudkui tõstad sealt neid koostisosi, vaatad, mitu grammi on ju, ja siis meil tekkis seal siuke nagu võistlusmoment, et et kes täpsemalt saab sinna selle koostisosa ja et nagu nii orgaaniliselt ja lihtsalt võib tekkida see siuke vahetu suhtlus kellegagi ja ma olen juba varem ka öelnud, et minu arust need töötoad võiksid olla nagu täiskasvanueas täpselt see õige koht, et neid on ju nii erinevaid, mingid lilleseade töötoad, keraamika töötoad, maalimistöötoad, ma ei tea, mingisugused, millest ma ei oska isegi praegu mõelda. Ehk siis hästi tore oli ja ma jäin väga rahule enda tehtud nii selle kehavõiga kui ka siis selle huulepulgaga, see on mul täna ka peal, kes YouTube'ist vaatab, tegin sellise beebiroosa hästi heleda, mida just huule keskele panna, et ma olen ise puudust tundnud sellisest, ma ei ole praegu kuskilt leidnud. Nii et siis ma sain selle ise teha ja ma ise pidasin seal Senti stuudios oma viimase sünnipäeva, ehk siis mul oli juba selline positiivne kogemus all, me siis minu sünnipäeval tegime tüdrukutega huulepulgad endale ja seda huulepulka ma ka tänase päevani kasutan, et selline hästi tore nagu praktiline ja samas lõbus ja väga naiselik töötuba või erinevad töötoad on neil siis. Nii et see oli selline tore kogemus ja kuidagi ma tulin sealt töötoast ära nagu sellise energialaenguga, et ma läksin sinna, ma olin siuke pool surnud peale tööpäeva ja sealt ära ma tulin niimoodi, et ma olin mingi, oh my god, ma võin veel nagu asju teha. Et hästi tore. Ja enne kui häälsõnumite juurde liigume, räägime kiirelt tänastest sponsoritest. Esiteks ma arvan, alustame sellest, mis mul siin seljas on. Mul on seljas üks suur lukuga mõnnakas. Ma arvan, et enamus teist on juba kursis, mis see mõnnakas on, aga kes veel ei ole, siis põhimõtteliselt see on nagu suur pleed, mille sa saad dressipluusi kujul endale selga panna. Ja minul on ta siis lukuga variant, mida ma tegelikult ei teadnudki, et neil üldse on. See tuli hiljem välja, kui see nende originaalmõnnakas, mis on eest kinni ja suure taskuga. Aga nüüd neil on siis selline lukuga variant ka, et ma ei tea, juhul kui hakkab palav või midagi, siis saad eest lahti teha. Minul tegelikult on kodus üsna soe, nii et selles suhtes see sobib mulle hästi. Aga see on nagu selline soe kallistus ümber su keha, et hästi mõnus siuke sossukas talviseks ajaks kodus mõnusaks olemiseks, et vaatad telekat ja lihtsalt istud selle sees. Et väga mõnus ja ta on nagu seest selline ekstra pehme, kes vaatab YouTube'ist, siis näeb, milline ta välja näeb. Minul on see muidugi roosat värvi ja ühe mõnnaka loosin ka siis häälsõnumi saatjale välja. See tuleb siis selline eestkinnine suure taskuga ja kapuutsiga. Mõnnakas siin on ka kusjuures kapuuts ka.
ja kellele loosjõnn ei naerata, siis koodiga Kaisa saab monnakas.ee lehel siis -15%. Nii et kood Kaisa monnakas.ee ja seal on hästi palju erinevaid variante tegelikult igasuguste mustritega, lastele on ka, neil on lisaks nendele mõnnaka pusadele veel erinevaid tooteid. Ja teiseks sponsoriks on täna Mediron ja nendelt ka lihtsalt nii sobivad tooted tänasesse episoodi, siuksed roosad, aga tegelikult mitte värvi pärast ei ole ma neid siia valinud, vaid sellepärast, et need on lihtsalt ühed minu lemmiktooted, mida ma regulaarselt kogu aeg kasutan ka. Ehk siis ühele häälsõnumi saatjale läheb kingituseks Laundry Sheets, siis need lõhnavabad pesuribad. Nii hea toode lihtsalt, minu arust nii mugav, sa ei pea midagi mõõtma, kallama, ta võtab vannitoas nii vähe ruumi. Ja neil on siis jah, nii lõhnavabad kui ka siis Ocean Breeze lõhnaga. Sellised värske, ma ei tea, värske ookeani lõhnaga siis. Ja Laundry Sheetsil on siis ka sellised scent boosterid ehk siis lõhnakraanulid ja saad täiesti vastavalt enda soovile valida, et palju sa neid panna tahad. Ma tean, paljudele ei meeldi, kui pesul on mingi tugev lõhn, et siis lihtsalt paned hästi natukene ja saad sellise nagu õrna, hea värske lõhna. Et minu lemmik on see peach lõhnaline ja samuti on neil siis ka see Ocean Breeze lõhnaline. Et minule meeldib neid just panna kas siis voodilinu pestes natukene, et oleks sellist nagu värsket lõhna või trenniriietele meeldib just seda peach lõhnalist juurde panna. Et tõesti minul pidevas kasutuses olevad tooted ja need kaks siis lähevad ühele häälsõnumi saatjale. Enne veel, kui liigume tänaste häälsõnumite juurde, siis ma viskaksin veel õhku ühe teema, millega seoses te võiksite mulle järgnevad häälsõnumid saata. Võib muidugi saata ükskõik mis teemal, millal sa tahad, aga ma nägin, et te tulite eelmine kord minu selle teema paiskamisega väga hästi kaasa. Ehk siis ma tean, et teie jaoks on jõuludeni veel omajagu aega, aga mina hakkan siin vaikselt ette salvestama juba. Nii et ma tahaksin, et te sobraksite oma aju soppides ja saadaksite mulle oma jõulukatastroofi story'd. Ehk siis tuleta meelde oma kõiki eelnevaid jõululaupäevasid või jõuludega seotud sündmusi ja äkki sul tuleb meelde midagi väga piinlikku või midagi väga dramaatilist, mingisugune kingitustega seotud äkki midagi, ma ei tea, Secret Santa ja kinkisid kellelegi midagi, mis kukkus väga valesti välja või ma ei tea tegelikult nii palju erinevaid olukordasid. Või äkki lihtsalt isegi mitte niivõrd jõuludega seotud, aga jõuludel juhtunud mingi peredraama või suhtedraama. Äkki oled jõululaupäeval kunagi kellegagi lahku läinud. Ehk siis tuleta meelde kõik oma jõulukatastroofi lood ja pane mulle teele. Panegi pealkirjaks jõulukatastroof, siis ma tean, et see läheb sinna teema alla ja teeme ühe sükse tragikoomilise jõuluepisoodi, et kõik saaksid naerda. Või nutta, ma ei tea. Igal juhul pange mulle need teele kirstordil.com jõulukatastroof. Aga liigume teie häälsõnumite juurde ja täna tuleb selline õpetlike lugude episood, ma ütleks, et kõikidest nendest on kas midagi õppida, millegi üle mõtiskleda, et ma ise arvan, et väga põnev saab olema. Nii et võtame ka esimese ette. Tere Kaisa, ma räägin siis enda loo seoses lapsehoidmiskogemusega, mis oli minu jaoks päris traumeeriv. Põhimõtteliselt lõpetasin siis 9. klassi ja otsisin endale suveks tööd ja leidsin siis ühe veebilehe, kus inimesed panevad kuulutuse, et nad otsivad lapsehoidjat. Siis ma kontakteerusin ühe perega ja rääkisimegi siis, et milline ma olen, millega ma tegelen, mida ma tööl pean hakkama tegema. Ja siis leppisime esimese aja kokku. Ma läksin siis sinna, ma astusin uksest sisse ja see oli nagu what? See laps hakkas hüsteerias nutma, karjuma, ropendama. Ma mainin ära, et see laps on 3-aastane või oli. Ja ta lihtsalt nagu röökis mu peale, ütles mulle, kao minema siit, mine ära. Ja ma mainin sellega ära, et see ema oli seal kõrval samal ajal. Ja siis ma mõtlesingi, et nagu mida ma teen nüüd.
ja üritasin nagu läheneda vaikselt, et tule mängime, lähme õue jalutama mänguväljakule. Ja see laps nagu väga ei tahtnud ja siis lõpuks ma olin seal 5 tundi. Lõpuks ta ikkagi saime nagu paremini läbi. Ja nüüd tuleb see nagu tähtis osa selles story's. Mul oli seal äpis pandud, et ma soovin saada 10 eurot tunnis, kuna mul on nagu varasem kogemus olemas, pluss see oli tunni aja kaugusel minu kodust. Ehk siis ma sõitsin bussiga 2 tundi kokku sinna ja tagasi. Ja siis ma läksin sealt ära ja see naine kirjutab mulle, et 6 eurot tunnis siis jah. Ja ma olin nagu, vabandust, et mul oli 10 eurot tunnis pandud, me nagu varem seda läbi ka ei arutanud. Ja siis ma saingi 30 eurot 5 tunni eest ja ma ei olnud sellega üldse rahul. Ja siis ma hakkasin talle kirjutama, et mulle ikka ei sobi see, et mul oli pandud 10 ja siis see naine lihtsalt kandis mulle 30 eurot ja pani mulle plokki. Ja mu küsimus ongi, et mis sina sellest arvad? Nii, ma vastan sellele kõigele nagu nii-öelda osade kaupa, alustades algusest. Mul on endal ka lapsehoidmiskogemus olemas. Mina küll tegin seda ülikooli ajal, aga käisin jah mitmes peres siis lapsi hoidmas. Seega, sellega ma olen väga tuttav, et väiksed lapsed alguses ei pruugi sind nagu koheselt omaks võtta ja ütleme siis hästi vastu võtta, et sa oled nende jaoks täiesti võõras inimene. Nad on ikkagi, oleneb kui väike laps on, kas ta käib juba lasteaias või mitte, aga kui näiteks isegi ei käi lasteaias, siis ta on nagu ilmselt pigem nagu sellises oma mullis kasvanud on ju, et ei ole harjunud ka nagu mingeid võõraid inimesi väga tihti nägema. Ehk siis see osa on kõik üsna tavaline. Noh, sa ütlesid küll, et ta ropendas, siis see on lihtsalt on ju peegeldus kodust. Noh, lapsed alati on peegeldus oma kodust, et laste kaudu saab üsna kiiresti teada, millised on vanemate vaated või kuidas nad omavahel räägivad. Et okei, ma sain aru, et see ema ilmselt siis ei osanud ka selles olukorras kõige paremini seal käituda, et teid nagu omavahel tutvustada. Aga see kõik tundus mulle selline väga, väga tavaline. Aga liikudes nüüd selle raha teema juurde, siis mina olen saanud elus mitmeid valusaid õppetunde, et rahaasjad peavad olema väga selgelt läbi räägitud, sest et muidu võid sina olla selles kaotaja rollis. Ehk siis isegi kui sina arvad, et mul oli ju selgelt pandud seal veebilehel, et 10 eurot tunnis, siis see ei ole piisav. Suusõnaliselt ja tegelikult väga hea oleks, kui saaks veel kirjalikult selle antud olukorras siis lapsevanemaga läbi rääkida, et kinnitada üle see tasu. Et jah, selles olukorras kindlasti oleks võinud see siis suusõnaliselt jutuks tulla, kui te rääkisite üldse tööülesannetest ja tutvusite. Ja tegelikult veel parem, kui oleks siis ka kirjalikul kujul see olemas, sest et inimesi on igasuguseid ja sa ei tea kunagi, et kes on nüüd see inimene, kes ütleb sulle, et ei, ma ei tea, me ei ole sellest rääkinud, isegi kui te olete. Ehk siis, et jah, aga selles suhtes ei saa seda sulle muidugi pahaks panna, sa olid nii noor, et ei oska on ju kõiki asju ette näha, aga õppetund terveks eluks. Et sellised asjad läbi rääkida. Muidugi selles suhtes sattusid paraja portsu otsa, et kui see ema isegi peale seda, kui sa talle ütlesid, teda see ei huvitanud ja ta lihtsalt kandis sulle selle 30 eurot ja veel blokkis su ära, et tegemist ei ole kõige mõistlikuma inimesega ilmselgelt, aga eks see on selline koht, kus lihtsalt enda jaoks teha see mental note, et edaspidi olen targem. Ja kindlasti sellised transpordi asjad tuleb ka läbi rääkida, et see on nüüd täiesti selline, kuidas öelda, ebaselge, ähmane ala, et kuidas keegi kokku lepib, et seda pere ei pruugi üldse huvitada see, et sina pead tund aega sinna sõitma ja tagasi sõitma. Kui on toredad ja mõistlikud inimesed, siis võib juhtuda, et nad on valmis ka maksma selle aja eest, mis sa siis liigud sinna, aga see ei pruugi nii olla, ehk siis see ka tuleks ennem kindlasti läbi rääkida.
vot. Et jah, muidugi ebameeldiv olukord, aga sellised ebameeldivad olukorrad õpetavad meid kõige rohkem. Hei Kaisa, ma mõtlesin, et ma jagan ühte õpetlikku lugu, et sellest võib ka teistele kasu olla. Ühesõnaga, sihuke 2 aastat tagasi sain ma kogemata teada, et mu elukaaslane on võtnud kiirlaene. Ja tal oli väga tihti ärevushood ja magamatus ja ma ei saanudki aru, millest nagu see tuli. Aga üks päev, kui ma logisin arvutisse ja tema mailbox'i oli sisse jäetud, siis ma nägin, et tal oli väga palju meile pankadelt. Ma küsisin ta käest, mis toimub, ja ta ütles, et õhtul räägime. Õhtul siis rääkisime ja siis tuligi välja, et on väga suured laenud. Ja mis selle olukorra veel halvemaks tegi, oli see, et mu elukaaslane jäi siis suht natuke peale seda jäi töötuks. Ja sisuliselt ongi nagu kiirlaenudega niimoodi, et hästi tihti võetakse sihuke väike summa, nagu ka minu elukaaslane. Mu elukaaslane alguses võttis esimest laenu 1000 eurot. Ja siis tihti on ka niimoodi, et siis hakatakse teiste laenudega katma seda esimest laenu, sellepärast et intressid kiirlaenudel on mega kõrged. Ja minu elukaaslane siis oligi lõpuks niimoodi, et kogu laenude summa oli siis 40 000, kuigi laenatud nagu päriselt oli 15 000, ülejäänud sellest olid intressid. Ja seda eest ei oldud ostnud mitte midagi, selle taga ei olnud mingi vara, see oli sisuliselt lihtsalt ära söödud, ära elatud, mitte midagi sellest nagu tagasi ei saanud. Ja minu elukaaslane siis sisuliselt 1,5 aastat maksis 900 eurot varudest lihtsalt laenude katteks, ei millegi eest, mis oli kohutav, 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 kohutav. Aga miks ma seda lugu räägin, ongi sellepärast, et paljud ei tea, et läbi Töötukassa saab võtta tasuta võlanõustajat ja veel antakse 10 korda tasuta konsultatsiooni. Ehk siis, kui sul on laenud ja sa oled hädas, sa ei jõua maksta, siis palun konsulteeri võlanõustajaga. Iga põhjus, ma ei tea, tervislik seisundi halvenemine, töötuks jäämine, kõik need annavad alust, et pankadega läbi rääkida ka su intressimäärasid. Ja sa ise ei pea mitte midagi tegema, sa lihtsalt annad võlanõustajale, ta võib-olla küsibki sult lepinguid, arvelduskonto väljavõtteid, kõiki neid ja tema tegeleb sellega, ta nii-öelda pildib case'i. Ja siis ta kirjutabki pankadele ise, et see inimene on nii palju juba maksnud, intressid nii palju, siis tegelikult kiirlaenu andjad tihtipeale töötavad vastuolus Eesti seadusega, ehk siis nad ei tohiks laenu anda. Näiteks olukord on selline, et kui inimene on juba 2 laenu võtnud, siis tegelikult ta ei ole nii-öelda maksejõuline enam, noh, oleneb on ju summadest muidugi. Aga lihtsalt tavaliselt need firmad, kes annavad sulle, ma ei tea, 5., 6., 4. laenu, tegelikult nad ei tohiks anda sulle, sest sa ei ole maksejõuline, aga seda tehakse ikkagi. Ühesõnaga, ja siis sellega ongi see, et võlanõustaja aitab sul kõigepealt intressi läbi rääkida, kaotada lepingutasud ära. Ja siis, kui pangad ise vastu ei tule, siis asi läheb hästi tihti inkassosse. Inkassot võib ignoreerida, nendega ei pea suhtlema, neil ei ole tegelikult otseselt seaduslikku alust selleks. Juriidika inimene kindlasti seletab selle palju paremini lahti, mina kui kõrvaltnägija kuuljana praegu räägin nii, nagu mina olen aru saanud. Ja siis, kui inkasso on peal, siis tavaliselt asjad lähevad ka kohtusse samal ajal ja kohus siis nii-öelda tahab saada kompromissini. Hästi tihti on see, et enne kui see kohtus ei ole, siis see kompromiss on selline, et mis on ikkagi laenuandja kasuks ehk siis panga kasuks, et tema saab mingit lisa sealt. aga kui asi jõuab kohtusse, siis tavaliselt on need lepinguprotsendid palju paremad ja ühesõnaga tehakse see maksegraafik ja kõik need asjad. Igastahes, mis mu loo moraal ongi see, et palun ärge võtke kiirlaene. Minu elukaaslane on ka praegu see, et ta on saanud siis 3 laenu kohtuväliselt lahendatud, näiteks üks 28%-line laen on saadud 17% peale, mis ei ole kindlasti hea, aga praegu 28%. Et inimesed teaksid, siis sihuke keskmine tarbimislaen on 5-8% ja kodulaen on 1-2%, noh, pluss ka Euribor siis juurde. Et palun lihtsalt lugege oma lepingu tingimusi, palun olge kursis oma võimetega ja palun ärge võtke kiirlaene. Aga kui te olete hädas, siis palun otsige abi, rääkige oma perele, nad aitavad teid. Minge võlanõustaja juurde, võlanõustaja aitab teid, te ei pea ise sellega tegelema üksi. võlanõustaja, tal on seaduslik esindamisõigus ja te saate edasi elada, see ei ole maailma lõpp, ainult ei ole maailma lõpp. Ega ma ausalt öeldes väga palju selle peale ei oskagi öelda, lihtsalt mulle tundus, et see on oluline teema ja see häälsõnumi saatja seletas kõik väga hästi lahti ja ma lihtsalt võtsingi selle sellepärast siia, et ma usun, et see võib puudutada rohkemaid inimesi. Et rahaasjad on elus väga tähtsad ja et need rahaasjad oleksid korras, sest et
kui need ei ole, siis nagu ka siit oli kuulda, tekitab väga palju ärevust ja ma arvan ka, et partneriga suhtes olles on oluline rääkida vaadetest rahale ja üldse nagu sellised rahateemad, ebamugavad teemad, millest rääkida, aga väga oluline. Muidugi alati ei pruugi ka rääkides välja tulla sellised sügavamad hoiakud või vaated ja eriti näiteks, kui suhe ei ole veel kaua kestnud, siis kindlasti inimene ei avagi sulle mingisuguseid, näiteks ütleme, et kui ta on võtnud kiirlaenu, siis vaevalt, et ta sellest sulle räägib. Aga üldiselt ma arvan, et see on ikkagi nagu oluline teema, millest rääkida omavahel. Ja aitäh häälsõnumi saatjale, et sa jagasid seda lugu ja oma teadmisi, et ma arvan, et sellest võib kellelegi kindlasti kasu olla. Nüüd tuleb meil natukene raskem teema, lein ja vähist on juttu, nii et igaks juhuks hoiatan ette. Hei Kaisa, ma tahan nagu rääkida suht sellisest teemast nagu inimese kaotus ja lein. Et põhimõtteliselt 5 aastat tagasi minu onul avastati siis maovähk ja ma ütlen siia juurde, ma olen arstiteadusüliõpilane ja just nagu läbin onkotsüklit, onkoloogia ja nagu nüüd ma tean, et seedetraktivähkidega nagu on see olukord ikka päris halb. Neid on väga raske varakult avastada, sellepärast et sümptomid on ebaspetsiifilised. Et nagu nüüd tagantjärgi ma tean seda, aga siis ma ei teadnud. Igal juhul monul lõigati see vähk välja, sai vist keemiat ka sinna juurde. Ja siis arvasin, et elab edasi. Ja ka mingi aeg tal oligi väga hästi. Ja siis kevadel tal tekkis, ma ei tea, kas see nüüd oli vähist tingitud või see tekkis niisama, selles mõttes vähihaigetel võivad tavalised haigused ka olla, aga tal tekkis soolesulgus ja põhimõtteliselt seda ei suudetud ära ravida, sellepärast iileusi on 2 tüüpi, et on mehaaniline, kus on mehaaniline takistus ees ja on paralüütiline, kus sooleperistaltika ei tööta. Ja temal kahjuks oli see teine variant, et paralüütiline iileus siis. Ja siis terve suvi ta vist oli palliatiivravi osakonnas ja siis teda toideti niimoodi, et nagu veeni sai seda toitu ja nüüd täpselt nädal aega tagasi ta suri. Ja nagu väga veider tunne on, ma ei olnud oma onuga nii lähedane, aga nagu temaga ikka mingeid mälestusi on. Ja Jesus, ma muutun emotsionaalseks. Ja nagu lihtsalt temaga on mälestusi ja mina olen sellel arvamusel, et ta ei olnud piisavalt vana, et minna. Ma arvan, ta oli mingi 60+, ma olen vanustega väga halb. Aga jah, minu võib-olla küsimus oleks see, et nagu, kas sul on sellist kogemust olnud, et sa nagu kaotad kellegi, kellega sa nagu nii lähedane ei ole, aga ikka on kurb ja selline nutune? Või siis, ja kuidas sa selle leinaga tegeled? Või siis, kui sa oled kaotanud mingisuguse lähedase inimese, kuidas sa leinaga käitud? See kõige haigem on see, et nüüd see laupäev, mis tuleb, on matus ja minu sünnipäev on kolmapäeval ja ma reaalselt olen üldse sellisel arvamusel, kas ma üldse peaksin oma sünnipäeva tähistama, lihtsalt ma ei fiili seda üldse. Aga jah, aitäh sulle juba ette. Kõigepealt lihtsalt aitäh häälsõnumi saatjale, et ta jagas kogu seda lugu, teekonda, oma tundeid ja mõtteid. Et see kindlasti ei pruugi ka üldse kerge olla. Ja see tegelikult puudutas mind rohkem, kui ma arvan, et see saatja oleks arvanud, et see võib mind puudutada. Et minu vanaemal oli kunagi ammu, enne kui mina üldse sündinud olin, minu teada vähemalt, oli tal maovähk ja see eemaldati, sellega sai korda ja siis ta elas ligi 20 aastat ilusti edasi ja siis tuli soolevähk. Minu soolestikus see vähk oli ja täpselt nagu sa ütlesid, seda on väga raske tuvastada. Ehk siis minu vanaemal kahjuks see diagnoos tuligi liiga hilja, siis ei olnud enam midagi teha ja 9 aastat tagasi
siis mu vanaema suri. Ja mul oli väga lähedane suhe oma vanaemaga, nii et tegelikult ma siiamaani leinan, siiamaani ma vahepeal nutan, kui ma mõtlen sellele liiga palju või kui midagi näen, mis tuletab teda meelde või et siiamaani on raskeid momente. Ehk siis ma praegu räägin siis rohkem sellest leinast, mis mind väga sügavalt puudutas, et kuna vanaema oli nii suur osa minu elust, et siis et see oli tõesti väga raske ja mul tegelikult ei ole mingisuguseid häid nõuandeid, et ma tean, et on leina nõustajad, et kui on nagu väga raske, et siis, või tähendab, selleks ei pea üldse väga raske olema, aga kui on raske, siis on kuhu pöörduda kindlasti. Mina seda tol hetkel ei teinud. Et ma kuidagi elasin lihtsalt üle seda, et nutsin, rääkisin perega vanaemast, siiamaani vahepeal räägime temast, et ja eks see ajaga nagu see muu elu tuleb niimoodi peale, et sa mõtled sellele võib-olla nagu vähem kui alguses, aga nagu ma ütlesin, siis need hetked, kui ma mõtlen, siis see ei pruugi üldse olla vähem valus, kui see oli siis, kui ta oli just läinud. Ehk siis jah, aga eelmisel aastal suri minu teine vanaema, kellega suhe ei olnud nii lähedane, aga mis tegelikult muutis väga teistsuguseks, ma arvan ka selle leinaprotsessi, oli see, et tal oli pikalt olnud Alzheimer ja mõned aastad olid ta siis üldse hooldekodus. Ehk siis, kuidas ma ütlen, pigem oligi see, et ta ei nautinud ise enam seda elu, ta rääkis juba mitmed viimased aastad, et ta sooviks minna juba. Ehk siis see oli mõnes mõttes selline kergendus, et ma teadsin, et ta ise nagunii enam midagi aru ei saanud, kedagi ära ei tundnud, et ega ta sellest elamisest enam rõõmu ei tundnud. Ehk siis jah, see oli väga teistmoodi kogemus, aga samas ikkagi kurb. Et ikkagi, kui keegi lahkub, siis sa mõtled tema elu peale, nende mälestuste peale, mis sul koos selle inimesega on ja see on paratamatult kurb. Ja jällegi, ma kahjuks ei oskagi mitte midagi tarka öelda. Ma arvan, tuleb tunda neid tundeid, tulebki meenutada neid ilusaid ja häid hetki selle inimesega, tunda rõõmu sellest, et need olid. Ma ei tea, reaalselt tegelikult ma ei oska mitte midagi tarka öelda ja mul on kahju, et ma ei oska. Et nüüdseks küll häälsõnumi saatja sünnipäev on juba mõnda aega tagasi möödas. Aga lihtsalt võib-olla ka teistele, kes on kunagi sarnases olukorras, et siis ma arvan, sellistes hetkedes ongi õige teha selle tunde pealt, selle sisetunde pealt, mis sul on. Et kui sul ongi tunne, et praegu nagu kuidagi ei tahaks üldse nagu tähistada midagi või kuidagi nagu imelik on, et siis ei tähistagi. Või tähistad sellisel määral, mis on sinu jaoks okei, või mis tundub selles hetkes nagu kõige parem variant. Et ma arvan, tuleb proovida kuulata seda oma sisetunnet. Et tihti me seda väga hästi ei oska või ei kuula ennast, aga sellistes hetkedes kindlasti tuleks proovida seda teha. Et kui ongi tunne, et tahaks kodus nutta, siis seda teha. Kui on tunne, et tahaks hoopis sõprade keskel olla ja ma ei tea, mõtted mujale saada, siis seda teha, aga lihtsalt meeles pidada, et nagu me
vähemalt ma arvan, et ei ole nagu tervislik oma tundeid täielikult kuskile nii-öelda karpi ära panna ja kuskile ära lükata. Et need tuleb ära tunda, aga kuidagi ka hoida ennast nendes hetkedes. Aga nüüd liigume järgmise teema juurde. Joe Kaisa, sa oled lihtsalt imeline ja see asi, mida sa teed, on nii äge. See on mu nädala lemmikosa kuulata siis nagu Kirstordil podcasti ja see teeb päriselt tuju nii palju paremaks ja ma tunnen, et ma ei ole mingite probleemidega üksi. Ma tean, seda on ainult väljas vist praeguseni 4 episoodi, aga see on olnud ikkagi mu lemmikkuulamine. Aga ma alustan siis oma väikse looga, aga disclaimerina ma tahan öelda, et palun, tüdrukud, ärge minge kellegi juurde. Ükskõik kui tore ta on või kui tore ta tundub. Sest ma nüüd alustan oma looga. Ma ei osanud arvata, et see date võib nii viltu minna. Ta tundus sõnumites tore, naljakas, viisakas, isegi natuke häbelik. Me olime rääkinud paar nädalat ja kui ta kutsus mind enda juurde filmõhtule, tundus see süütu. Ma ütlesin jah. Tema kodu oli esimene punalipp. Ukse avades lõi ninna selline hais. Niiskus, vanad toidujäägid, midagi ebamääraselt mädanenud. Ta naeris, et pole aega koristada, aga see polnud lihtsalt segadus, see oli hooletus. Ma oleks pidanud kohe lahkuma, aga ma ei tahtnud olla ebaviisakas. Ta tegi aknad lahti, kuigi see eriti midagi paremaks teinud. Filmi ajal istus ta liiga lähedal. Tema käsi libises mu reiale. Ja kui ma nihkusin eemale, ta naeris jälle. Aga see polnud enam naljakas. Kui ta üritas mind suudelda ja ma keeldusin, muutus ta järsku. Ta haaras mu käest, surus mind vastu diivanit. Ma tartusin, aga siis tuli see sisemine hääl. Seesama, mis on minus alati olnud. Ma lükkasin ta eemale, kardusin ja jooksin uksest välja. Ma ei tea, kas ta sai aru, kui lähedal ta oli piiri ületamisele. Aga mina sain aru, kui oluline on usaldada oma vaistu ja usaldus iseenda vastu. See öö jättis mulle jälje. Ma tundsin end räpasena, süüdi, isegi häbistatuna. Kuigi ma teadsin, et see polnud minu süü. Ma rääkisin sellest terapeudile, rääkisin sõbrannale, kirjutasin selle loo. Ja iga kord, kui ma räägin, kaotan ma natuke hirmu. Ma õppisin, et ei pea olema viisakas, kui midagi tundub vale. Ma õppisin, et minu keha kuulub mulle ja ma õppisin, et isegi kõige pimedamas hetkes on minus valgus, mis ei kustu. Ja kõik tüdrukud, palun ärge minge kuhugile. Isegi siis, kui see poiss on teie vanune ja te olete alaealine, palun ärge minge kuhugile, sest te ei tea, millised inimesed on. Ja minu lugu oli selline ja ma lihtsalt mainin, et see poiss oli alles 17. Ehk siis see on disclaimer, et tüdrukud, te võite olla 14 ja minna 16-aastase poisi juurde, aga igasuguseid väärteid eksisteerib. On ka imelisi mehi, aga lihtsalt igal pool on igasuguseid. Nagu mu isa ütleb, issanda loomaaed on värviline. Ehk siis jah, jätke see meelde, et mitte kunagi ei lähe kellegi teise juurde esimesel date'ile. Oi jah, no see on meil siin varem ka teemaks tulnud, et aina rohkem ma kuulen selliseid lugusid ja mis ma tahangi südamele panna, täpselt nagu see voice'i saatja, et kohe kindlasti mitte esimesel date'il minna kellegi võõra koju, sest et see inimene on sellel hetkel sinu jaoks võõras. Isegi teisel date'il ei soovita, et ma soovitaks kõik esimesed kohtumised, kus sa õpid inimest tundma, teha sellisel neutraalsel pinnal, sa ei lähe tema koju, soovitatavalt isegi mitte tema autosse, kuskil avalikud kohad, kus sa saad nagu rohkem aru, mis inimesega tegu on. Lõpuni välja me kahjuks mitte kunagi ei tea ja see on alati väikene risk. Aga jah, kindlasti saab aidata see, kui sa ei lähe esimesel date'il kellegi koju. Väga hirmus hetk tegelikult, mida see tüdruk kirjeldas, et ma lähen nii kettasse selle peale, kui ma mõtlen, et mingisugune mees arvab, et tal on nagu õigus millelegi, kui ta on siis tüdruku enda koju kutsunud.
ei, sul ei ole õigust mitte millekski. Ehk siis väga, väga hirmus olukord ja millega ma väga nõustun ja millest ma tahan ka korraks rääkida, on see, et naised on tihti liiga viisakad ja sellistes olukordades on viisakus viimane asi, millele sa peaksid mõtlema. Et tegelikult siin loos, nagu ta ka ise välja tõi, oli juba see esmane sihuke suur punane lipp, see, kui ta astus sinna koju sisse ja seal haises ja mingi segadus oli. Et tegelikult sul on õigus igal hetkel öelda, kuule tead mis, ma lähen koju või tead, täna ei ole see päev, tšau. Sa ei pea isegi tegelikult mitte midagi põhjendama, sa ei võlgne mitte mingisugust põhjendust, sa võid lihtsalt minema kõndida. Ja võidki otsustada sellel samal hetkel, kui astud varba otsaga sinna tuppa sisse, tegelikult juba ennem võid ka otsustada, aga ütleme ka sellel hetkel võid otsustada, mulle ei sobi, ma lähen ära. Ja sellise suhtumisega sa võid päästa ennast nii paljudest ebamugavatest olukordadest. Ma arvan, et naistele on sisse kodeeritud ja ühiskonna poolt ka surutud see viisakus, mis ühest küljest on kena ja tore, et me oleme viisakad, aga teisest küljest ma arvan, et see paneb meid väga ebamugavatesse ja ohtlikesse olukordadesse. Ehk siis sellises olukorras, kus sa ei tunne ennast turvaliselt, unusta ära viisakus. Kui see on sinu jaoks raske, mõtle välja kas või siis mingi hädavale, mõtle midagi välja, et sa saaksid ära sellest olukorrast. Et ma ei tea, kas või ütled, oh my god, ma unustasin mingi asja koju või oh my god, ma pean korraks õue minema ja siis lähed minema või no mis iganes, aga et sa lähed ära olukorrast, kus sa ei tunne ennast turvaliselt. Et ja väga hea meel oli kuulda, et see lugu lõppes nii, nagu see lõppes, et sa leidsid endas selle julguse ja jõu lihtsalt nagu minema joosta, karjuda, väga õige. Et seal peakski tulema see, või noh, võiks ideaalis tulla see ellujäämisinstinkt, mis lihtsalt teeb nii, et sa saad sellest olukorrast ükskõik kuidas välja. Ja kindlasti tahan südamele panna, et ennast ei pea üldse süüdi tundma selles olukorras, sina ei ole midagi valesti teinud. See on ju tegelikult hea ja armas, et sul on usk inimestesse ja et sa isegi ei kaalutlenud, et midagi sellist rõvedat võiks juhtuda, et see näitab lihtsalt seda, kui puhas ja siiras oled sina. Et see olukord näitab ikkagi ainult selle noormehe kohta seda, mis inimene ta on, mis ta väärtused on, et tal on midagi peast korrast ära, mitte sinu kohta. Järgmisena võtan ette jällegi ühe tumedama teema. Juttu tuleb siis söömishäirest, nii et jällegi igaks juhuks hoiatan ette, kui tunned, et sinu jaoks on see teema too much, siis keri edasi. Tere, et ma tahan jagada oma lugu, sest et ma arvan, et ma ei ole ainus, kes niimoodi tunneb. Mul on juba väga mitu aastat olnud probleemid söömise ja enesetundega. Ma söön väga vähe või siis üldse mitte ja pärast söömist tunnen end halvasti ja väga palju iiveldab. Sageli ma karistan ennast mõtetes selle eest, et ma olen söönud, kuigi ma tegelikult ju tean, et keha vajab toitu igapäevaselt. Tööl olles oli perioode, kus ma ei söönud 3-4 päeva järjest ja ka praegu juhtub tihti, et ma ei söö terve päeva jooksul. Ja mul ei ole enam seda näljatunnet, et mu kõht oleks tühi ja ma väldin väga palju söömist, eriti kui ma olen siis kellegi teise juures ja kui ma pean kellegi teise toitu sööma, sest et mul hakkab nagu väga halb. Ma olen selle kõigega olnud tegelikult üksi juba aastaid ja vahel tundub, et minus on ainult peas on see hääl, mis ütleb, et ei tohi süüa, aitab söögist ja et ma ei vääri seda sööki. Kuigi samas ma tean kuskil sisimas enda sees, et see ei ole õige ja ma üldiselt siis jagangi seda lihtsalt sellepärast, et ma loodan, et see aitab kellelgi mõista, kui segane ja valus see tegelikult on. Ja võib-olla keegi teine, kes sama koeb, ei tunne ennast nii üksi, natukenegi vähem tunneb ennast üksi. Suur aitäh jagamast, see on juba tegelikult väga suur asi, et sa otsustasid sellest rääkida. Seda nii suurt
mure kohta jagada. Et see on väga suur asi. Ja sinus on nii palju hoolivust, et miks sa selle saatsid, et keegi teine ei tunneks ennast üksinda sellega ja et äkki keegi teine saab aru, et see ei ole okei. Et ma nii väga tahaksin, et see sama hoolivus, mis sul on teiste inimeste vastu, et sa saaksid seda ka enda jaoks kasutada. Et sa hooliksid endast sama palju. Et selles suhtes su keha on olnud väga tubli, et ta on sind juba mitmeid aastaid niimoodi edasi kandnud läbi selle suure raskuse. Et nagu sa ka ise mainisid, et me teame, et kehal on tegelikult toitu vaja selleks, et toimida, funktsioneerida, et sind kanda läbi selle elu, et sina saaksid kogeda, näha, tunda ägedaid, ilusaid asju oma elus. Selleks kõigeks on tegelikult toitu vaja. Et sa võid lihtsalt nii paljust ilma jääda, kui sa ei toeta oma keha. Et sina ise kannatad sellest kõige rohkem, kui sa ei luba endal süüa. Et mul on nagu kirjeldamatu kurbus sellest, et sa ütlesid, et sa tunned, et sa ei vääri toitu. Muidugi väärid. Et nagu sul on siin elus veel nii palju teha, avastada, näha, aga kui sa ei toeta oma keha, siis üks hetk tal on väga raske sind kanda läbi selle elu. Ehk siis ma lihtsalt väga soovitaksin sul sellest rääkida kellegagi. Ma arvan, et sellistes hetkedes, kuidas sa ise tunned, mina ju sind tegelikult ei tunne, et aga ma hakkasin ütlema, et võib-olla sellises olukorras on isegi kergem rääkida kellegi võõraga, ehk siis pöördudagi toitumisspetsialisti poole või ükskõik, mis sinule tundub kõige nagu loogilisem, kättesaadavam, kõige kergem, kõige mugavam, olgu see siis perearst, mingi nõuandeliin, et aga kuskilt otsast alustada. Või siis, kui sul oleks kergem ikkagi mõnele oma lähedasele inimesele seda rääkida, siis tee ka seda, et see on lihtsalt nagu samm õiges suunas, samm selles suunas, et su elu saaks olla veel parem, veel ilusam, et sa saaksid kogeda veel rohkem paremaid asju. Et ma mõtlengi, et nagu tuleb alustada lihtsalt millestki. Ja ma arvan, et see kellegagi jagamine oleks väga hea alguspunkt ja juba väga suur asi. Muidugi tegelikult esimene samm on sul tehtud see, et sa siia saatsid selle häälsõnumi. Ehk siis see oli juba väga suur samm. Ja järgmine samm oleks enda elus või siis spetsialistile rääkimine. Et ma lihtsalt usun, et see järgmine samm saaks su elu nii palju positiivses mõttes mõjutada, et sa isegi ei kujuta ette. Et ma arvan, sa oled nagu elanud mõnes mõttes oma mõtete vangistuses juba päris mõnda aega ja võib-olla hakkab nagu kaduma see ettekujutus sellest maailmast, kus need mõtted ei vangista sind. Ehk siis ma hästi julgustan sind tegema seda sammu, et tulla sealt oma peavangistusest nii-öelda välja. Ja sa väärid ilusat elu, sa väärid toitu, sa väärid terveid mõtteid, sa väärid seda, et sa armastaksid iseennast, et sa väärtustaksid iseennast piisavalt, et sa tahaksid ennast hoida ja oma keha toetada. Raske teema. Sellised asjad lähevad väga hinge. Ja ma väga tahaks aidata kõiki, kellel on elus mingid rasked hetked ja rasked teemad. Ja sellega ma proovin seda teha, selle Kirstordel podcastiga nii hästi, kui mina oskan. Aga lähme kergema teema juurde.
millest mul on palju mõtteid. Ütlen ära, et see häälsõnum ei ole võib-olla kõige paremini kuulatav, natukene see heli kvaliteet on selline konarlik, aga teema on minu arust väga oluline, puudutas mind ja sellel teemal tahaksin väga arutleda, nii et ma sellepärast ikkagi selle siia sisse võtan. Hei Kaisa, nii, olen jalutamas ja kuulan sinu podcasti ja ma olen nagu mitut osad kuulates mõelnud, et sa peaks oma häälsõnumiga teele saatma ja siis on teemal people please imine. Ma ei tea, kuidas eesti keeles nagu kõige parem otsetõlge sellel oleks, aga ühesõnaga ma olen väga suur people pleaser ja see kohati meeldib mulle, nagu see osa, et kellelgi on halb päev, siis voldin talle või poldin midagi head, et midagi, mis talle meeldib, et tal töö oleks hea ja päev läheks paremaks. Ma hoian su koera, ma toidan su kassi, ma puhastan su jänesepuuri. Nagu ma ei tea, toon sulle lemmikjooki, kui ma tulen su poolt läbi või mis iganes. Ja mulle meeldib väga neid kingitusi ja pisikesi asju teha. Kõige rohkem meeldib mulle muidugi see emotsioon, mis ma sealt saan vastu, sest tihtipeale inimesed ei oota siukest käitumist või noh, enamus sõbrannad juba minu poolt ootavad seda, aga nagu see on nagu nii tore, nagu nii südant soojendab see emotsioon, mis ma sealt saan. Aga sellel on ka pahupool, see teine osa sellest people pleasemisest, mis mulle ei meeldi ja võib-olla et sa annaksid ka omapoolset mingit mõtet või mõtiskelt sellel teemal, et ma tihtipeale ei oska öelda ei, mis omakorda viib selleni, et ma teen kõiki neid häid asju inimestele, kes võib-olla ei hinda seda. Ehk siis mina ju oma aega ja ressurssi sellele kulutan, aga ütleme, ma ei saa siis seda tasu okei, sest see nagu kõlab halvasti. Ma ei saa sealt seda emotsiooni, seda siirast tänutunnet ja tihtipeale ka Pekka ütleb, et äkki ütled vahepeal ei või nagu ära ole nii hea või et teistmoodi või mis iganes, aga ma ei oska, selles mõttes, et mul on nagu see, et ma tahan seda teha ja see tuleb nagu nii iseenesest, ma ei saa seda kontrollida ja kuidagi ma pean proovima nagu rohkem ei ütlema asjadele, mis võib-olla siis ütleme nii minu tassi ei täida, aga see on nii keeruline kuidagi ja ma mõtlesin, et äkki sa mõtiskid selle teemale ja väga põnev oleks sellist osa kuulata. Kõigepealt suur aitäh selle eest, et sa saatsid selle voice'i, sellepärast et mul tekkis kohe hästi palju mõtteid, mida ma tahaksin jagada. See puudutas mind sellepärast, et ma olen ise olnud terve oma elu üks suur people pleaser ja olen viimased, ma ütleks 1,5 aastat väga tugevalt selle teemaga tegelenud. Aga kuulates sinu voice'i, võib-olla ma ise neid kõiki asju ei liigitakski people please imise alla, et mulle jäi mulje, et võib-olla kingitused on sinu armastuse keel, et selline kellelegi tema lemmikjoogi viimine või toidu voltimine, et sellised asjad, kui sa teed neid sellepärast, et see pakub sulle rõõmu ja sa ei oota sealt midagi vastu ja lihtsalt see andmise rõõm pakubki sulle sellist rahulolu, heaolu tunnet, siis see on väga tore. Nüüd keeruliseks lähebki siis, kui sul on seal mingisugune ootus, kui sa ootad mingit kindlat reaktsiooni, kui sa ootad, et need inimesed teeksid seda sama vastu sulle või et kui seal on mingisugune kindel ootus juures, siis tasub mõelda, et kas see siis tegelikult pakub sulle rõõmu selliste asjade tegemine või jah. Aga minu jaoks oli hästi silmi avardav üks selline teistsugune vaade people pleasing ule. Mul ei ole eesti keeles head väljendit selle jaoks, nii et ma väga vabandan, aga ma kasutan seda inglise keeles, sest ma tõesti ei tea, kuidas see eesti keeles on. Aga kui tihti nähakse siis seda people pleasing ut sellise hästi voorusliku, toreda iseloomujoonena, omadusena, siis minu jaoks oli silmi avav, ma arvan, ma nägin seda TikTokist, kui keegi seletas, et tegelikult on people pleasing sinu viis kontrollida olukordi. Et sa tahad vältida ebamugavust, konflikte,
Ja seega sa kontrollid sellega, et sa ütled jah, et sa oled alati olemas, et sa alati aitad, sa kontrollid olukordi. Et sa kontrollid, et keegi ei oleks sinu peale pahane, ja et kõik oleks selline smooth, nagu et su suhted oleksid jumala eest korras, et sul ei oleks kellegagi tülisid, et keegi ei tahaks su elust nii-öelda lahkuda või et kõik tahaksid sinuga sõbrad olla, siis see on sinu kontrollimisviis seda teha. Ja siis ta enam ei tundugi nagu nii siukene vooruslik ja nunnu ja tore. Ja mind see aitas, sellepärast, et miks ma üldse hakkasin selle teemaga tegelema, mingi hetk see väsitab sind ikkagi ära, et sa iseenda arvelt oled teiste jaoks olemas. Või ma ei tea, iseenda energia aja arvelt teed midagi teistele ja see tegelikult imeb sind lõpuks tühjaks. Ja sul ei ole enam midagi anda. Et see paraku nagu lõputult, vähemalt mina arvan, ei toimi selline see kontrollmehhanism. Et tuleb hakata tegelema kõvasti sellega, et osata enda piire paika panna. Ja see ei tähenda seda, et sa oled halb inimene. See ei tähenda seda, et sa ei ole oma sõprade jaoks olemas. Aga see tähendab seda, et sa ei tee seda iseenda heaolu arvelt. Sest et lõpuks sellega, kui sa piisavalt palju seda teed ja tegelikult sa ei tunne sealt seda rahulolu, siis hakkab tekkima kibestumus ja mingisugused vastakad tunded inimeste suhtes, sellepärast et kõik teised ei ole people pleaserid. Ja kui sinu sõprusringkonnas on inimesed, kes oskavad väga hästi oma piire kehtestada ja sina oled ainus, kes kogu aeg nagu iseenda arvelt niimoodi jälle kuskile tuleb, jälle midagi teeb, siis hakkab tekkima siuke nagu imelik tunne, et aga miks mina? Aga tegelikult ei käsi keegi ka sinul seda teha. Et see ei ütlemine, ka mina alles õpin seda. Mulle tundub, et ma olen selle aasta jooksul palju paremaks saanud, sellega on kindlasti mind aidanud teraapia väga palju. Aga ja siis, et osata veel öelda ei niimoodi, et sa ei põhjenda ennast kuskile nagu ma ei tea, maailma lõpuni ära, et ma väga tahaksin, aga ma ei saa, sellepärast, et mul on see ja see ja see ja et tegelikult ka see näiteks ei ole vajalik. Seda ma ka alles veel õpin siin ja timmin, et kuidas ma saan öelda nagu ei niimoodi, et ma tegelikult lõputult ei peagi põhjendama ära seda. Et ma võin lihtsalt öelda, ma kahjuks ei saa. Ja kõik. Et jah, seda osa ma veel õpin, aga tegelikult jah, lõpuks sina ise kaotad sellest, kui sa ei oska absoluutselt mingisuguseid piire paika panna. Tegelikult see, et sa ei oska ei öelda, on nagu hästi selge märk sellest, et sa ei kuula iseenda sisetunnet või enda vajadusi ei oska märgata. Et sa näed teiste vajadusi ja sa jätad enda omad märkamata. Et kui sa ei oska ei öelda, siis tavaliselt see ei tundub nagu mingisugune et seda tohib kasutada ainult siis, kui sul on mingi eriolukord. Et nagu, kui sa oled suremas, siis sa tõesti ei saa minna koera hoidma. Aga tegelikult see ei tähenda seda. See võibki tähendada seda, et sul on olnud mega väsitav töönädal ja sa lihtsalt ei leia endas seda energiat, et minna sõbranna koeraga jalutama, ütlema. See on suvaline näide. Ja see on see, et sa austad iseennast, tunnetad enda piire ja paned need paika. Ja tegelikult see aitab ka teistel inimestel sind rohkem austada. Et kui sa iseennast ei austa, siis ei austa, siis ma ei saa öelda, et ei austa sind ka keegi teine, see on nagu liiga karm. Ja see ei pruugi nagu tõsi olla, aga ütleme nii, et inimesed võivad seda ära kasutada, et nad näevad, et sa ei oska piire seada ja sa ei austa iseenda tundeid ja vajadusi piisavalt. Ja mõtle, nagu ürita hästi sügavalt enda sisse vaadata, et miks sa alati tormad appi või miks sa alati igal hetkel tahad öelda jah. Et kas see on äkki sinu selline nagu päästerõngas, et sa kardad inimestest ilma jääda, sa kardad, kui sa nüüd ei ütle jaa, et siis nad kaovad su elust. Ja kui see on päriselt hirm, mis seal all on, siis sellega tuleb tegeleda. Sellepärast, et sinu väärtus ei ole see,
kui palju sa kellelegi mingit nagu materiaalset kasu pakud. Et sinu väärtus on lihtsalt see, kes sa inimesena oled ja kui su ümber on inimesed, kes seda ei näe ja kes tõesti ongi ära õppinud, et temalt ma saan kasu lõigata. Ta tuleb mulle appi, ta ostab mulle seda, mis iganes. Et siis need on valed inimesed ja nad ei peakski su elus olema, sest nad on seal valedel põhjustel. Ja see, et sa ütledki, et sa vahel tunned, et sealt ei tule vastu seda tänutunnet, kui sa midagi teed siis või midagi pakud, siis see näitabki, et tasakaal on paigast ära. Ja see ongi tulnud lihtsalt sellest, et sul on harjumus niimoodi käituda, niimoodi siis, mina nimetan ja ma tõesti usun, et see on nagu kontrollimise vajadus oma elus, see people pleasing, ehk siis mina ütleksin siinkohal, et sa oledki liiga palju seda kontrollmeetodit kasutanud ja see ei tule sulle enam kasuks. Ehk siis ma soovitaksin sulle raamatut, mida soovitas mulle minu terapeut, ma kohe ütlen selle nime. See on olemas muide Elisa raamatus, ma ise sealt loen seda. Pane paika oma piirid on selle raamatu nimi. Et loe seda kohe kindlasti. Ja otsi üldse võib-olla ka sotsiaalmeediast rohkem videosid people pleasing'u kohta, hakka ennast rohkem kurssi viima, mis see tegelikult on, kuidas see sind hoopis võib hävitada seestpoolt, kuidas see võib halvasti mõjuda sinu sõprussuhetele ja ma arvan, see võib sind päris palju aidata ka selle ei ütlemisega. Ja võtame viimase voice'i. Hei Kaisa, ma arvan, et ma olen see toksiline, ma kasutaks sõna toksiline mees ja ma tahaks teada, mida sa selles olukorras teeks või kuidas sa käituks. Et põhimõtteliselt ma ei tohi käia väljas sõbrannadega ja et iga kord, kui ma välja lähen, et siis ma pean üldse nagu kuhugi restorani või ükskõik kuhu, siis ma pean alati saama temalt kinnituse, kas minu outfit sobib või mitte. Ja kui ma seda ei tee, siis sellest tuleb selline väike tüli. Ning mida sa sellest arvad? Ja täpselt samamoodi, et kui ma käin kuskil lihtsalt õues ja kui ma kannan natukene lihamaid riideid näiteks enne seda, kui ma lähen trenni tegema, et siis sellest tuleb ka nagu probleeme, et ma tõmban endale nagu ebavajalikku tähelepanu või näiteks endast postitamine kuhugi sotsiaalmeediasse, et ta ei poolda seda üldse, et ta ei saa aru, miks mul on vaja välist tähelepanu, aga ma olen talle mitu korda selgitanud, et see on nagu pigem sellepärast, et kes mind jälgivad, nagu mu sõbrannad ja kõik muu, kuna ma ei ela Eestis, et siis teised näeksid, millega ma tegelen ja kellele tüdrukutest meeldiks vahepeal postitada ja aesthetic-pilte üles panna. Et ma tahaks teada, mida sa sellest arvad. Sorry, kui see tuli liiga pikk. Ma arvan reaalselt ainult ühte asja. Jäta ta maha. Selline suhe ei ole mitte ühestki otsast normaalne, kus sa pead luba küsima selle kohta, mida sa võid selga panna ja kus sul ei lubata sõbrannadega väljas käia. Mida? See ei ole normaalne ju. Mis asja? Nagu mõtle enda jaoks läbi, et kas sa kunagi, kui sa, ma ei tea, ütleme nooremana, kujutasid ette võib-olla suhet või ma arvan, naistena me ikkagi unistame vahepeal mingi nagu oma ideaalsest suhtest või et milline see välja näeks, milline oleks meie ideaalne mees. Kui sa kõigele sellele mõtled, kas see mees, kes sul praegu on, vastab sellele pildile? Kas sa sellises suhtes tahadki olla, ma ei tea, elu lõpuni ütleme? Et ma arvan, et ei. Miks sa peaksid sellise mentaalse vägivallaga tegelema? Nagu ei, sa ei peagi. Nagu mul on head uudised, sa ei pea, sa võid lahkuda iga kell ja su elu saab olema nii palju ilusam ilma sellise meheta. Mis väärtust ta su ellu toob? Okei, ma usun, sa oled taga suhtes mingisugust väärtust ta toob, aga ma arvan, et ta võtab su elust lihtsalt nii palju vähemaks. Ta sööb lihtsalt su enesekindlust ja sellist heaolutunnet iga päevaga vähemaks. Nagu
see on väga ebatervislik suhe, noh, sa ise ütlesid ka, et sa arvadki, et sul on toksik mees, sul on väga õigus selle koha pealt. Ja ma ütleksin, et ära üldse raiska rohkem aega, nagu reaalselt see otsus tuleb nüüd kiiresti ära teha, ma lähen ära. Nagu noh, ma ei tea, kuidas teil see elamise situatsioon, kas te elate koos, kuidas su rahaline seis, mis sellega on. Tee plaan valmis, kuidas sa saad iseseisvalt hakkama ja kohe mine, nagu hakka reaalselt praegu samme tegema, sest et sul ei ole mõtet aega raisata sellises suhtes. See ei ole see suhe, mida sa oled tahtnud. See ei ole see kohtlemine, mida sa väärid. Miks sa peaksid seal olema? Sul on vaba voli teha oma eluga, mida sa tahad ja siinkohal sa peaksid tegema selle, et sa jätad selle mehe maha koheselt. Vot. Nii et seda ma teeksingi. Vot. Issand, kuidagi väga nagu heavy episood. Väga olulised teemad ja teemad, millest me peame kindlasti rääkima. Aga üsnagi siuke raske tunne on sees. Aga ma loodan, et oli abi sellest, mida ma rääkisin ja meil on aeg loosida välja 2 auhinda. Kuna see people pleasing teema on mul endal nii palju mõttes olnud siin viimastel aastatel ja mul oli väga huvitav sellel teemal arutleda, siis selle Voice'i saatjale läheb siis Medironi poolt Laundry Sheets pesuribad ja Scent Booster ja kiirlaenudest rääkinud Voice'i saatja, kuna minu arust oli väga hea, informatiivne Voice, siis temale saadan mõnnaka. Ja suur aitäh, et kuulasid. Kui sa oled veel siin lõpus, tuletan meelde jõulukatastroofi lood, pange mulle teele. Ma tean, et jõuludeni on veel natukene aega, aga tuleta meelde oma eelnevad jõulud, kõik oma eelnevad jõulud, olgu need lapsepõlvest või praegusest east mingisugused lood, mis meelde tulevad, pane need teele, et teeme ühe mõnusa, naljaka, vahva, tragikoomilise jõuluepisoodi. Ja suur aitäh, et sa siin olid. Kuuleme näeme järgmine nädal. Tšau!